tere, lugupeetud kolleegid, pioneerid, mis avan seksuaalne volikogu liikmeni. Kohal on 18 volikogu liiget, mille valitsuse liikmed, kutsutud külalised ja siis teie ees on päevakord. Kui on mingid küsimused või ettepanekud päevakorra kohta, siis palun esitada. Ei näe ja siis kui ei ole, siis peame hääletama päevakorra poolt või vastu. Kes on poolt, siis andke märku palun. Kõik on päevakorra kinnitatud. Asume päevakorda juurde. Esimene punkt. Meil on vanna hea traditsioon, selline tava, et teeme tihedat koostööd meie politsei valge andmiseks. Täna meil on kutsutud Sillamäe linnareformi juht Natalja Žehrovskaja, kes teeb ülevaate õiguskorrast Sillamäe linnast ja Viru maakonnas. Tänan kutsunud, lugupeetud vaatlustaja, minu nimi on Natalja Žehrovskaja, ma olen Sillamäe piirkonna grupi vanem, koos minuga on täna minu kaks kolleegi, võib-olla on ise tutvustanud ennast, et teadmised. Selline on minu tegelenud alajälistade Sillamäe linnas. Tarvo Päeva, Sillamäe piirkonnapolitseinik. Ja enne kui ma sinna ülevaate juurde kuulun, ma tahaksin rääkida natuke volikogu liikmetele meie piirkonna grupist, et hetkel meie koosseisus on praegu 6 inimest, minuga kaasa arvatud Tarvo Päevaga, 2 piirkonna politseinikku, kes teenindavad meil Narva ja Sülinna 1 Uuru. Meie kõigi põhitöökoht on Sillamäe ühiskoolas, palun 4 ja töötame tööpäeviti kella 8:30. Et kui volikogu liikmetel on küsimusi seoses politseitööga, turvalisusega linnas, et võite julgelt minu poole pöörduda, et siis muudame meie linna veel turvalisemaks. Et kõik kontaktid on olemas, kui keegi soovib isiklikult, siis või nendel on teada. Aga palun teie tähelepanu ekraanile, alustame meie ülevaatega, ma palun ka juurde küsimusi küsida minu esitluse käigus, et meil tekiks selline dialoog või arutelu. Nii, kuriteode kohta, et joonisel on siis maakondades registreeritud kuriteod 10 000 elaniku kohta, Ida-prefektuuri tööalal oli kokku registreeritud siis 18% Eesti kuritegudest, neist 13 Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal 5%. Ja 24. aastal oli see osakaal 20%, ehk siis meil on hetkel niimoodi, et kuritegevus meil langeb. Kuigi Eesti vaates on meil saarud ikkagi kõige suurem, nagu te näete. Süüteod 10 000 elaniku kohta seotud hõlmavad nii kuritegusid kui ka väärtegusid. Ja Virumaal tervikuna Ida-prefektuuri tööalal registreeriti 16% Eesti süütegudest, 12 Ida-Virumaal ja 4 Lääne-Virumaal. Ja samuti nagu kuriteode puhul 24. aastal oli see osakaal 20%, ehk siis süüteod, kuriteod meil langevad. Ja nüüd on siis välja toodud teenindatud väljakutsed Alfa Bravo Charlie prioriteediga 10 000 elaniku kohta. Ida-Viru maakonnas registreeritud oli meil siis 14 506 väljakutset kokku ja keskmiselt see moodustab siis 1115 väljakutset 10 000 elaniku kohta. Aga nagu jooniselt näete, on ikkagi see meil Eestis kõige suurem näit. Ja joonisel on 25. aasta registreeritud kuriteod Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes üldarvuna ja 10 000 elaniku kohta. Kokku Ida-Virumaa maakonnas siis registreeritud 3870 kuritegu ja Narva regioonis Sillamäe, Narva, Jõesuu 1813 kuritegu. Ja Sillamäe linnas 25. aastal pandi meil toime 288 kuritegu. Ja see moodustab 7% maakonna kuritegudest. On teil küsimusi selle kohta hetkel? Nii, siis Narva Sillamäe linnas teenindatud väljakutsed, et 13% Narva regiooni väljakutsetest teenindati Sillamäel. 25. aastal vähenes Sillamäe linnas väljakutsete arv 18% võrra. Kiiret sekkumist vajasid meil Bravo ja Charlie väljakutsed, neid oli 18% ja Alfa väljakutsed siis
16%. Samuti vähenes meil ka kõik väljakutsete põhjused. Joobes isikud, avalik kord, sündmused relvaga ja 25. aastal oli meil Sillamäel 14 sündmust relvaga ja 24. aastal oli neid 20. Ja sündmuste relvaga sündmuste puhul võin öelda seda, et politsei ei käsitle siin ainult tulirelvi, vaid ka kõiki relvataali seisundit. Ka mängupüstolid, airsoft-püstolid, stardipüstolid ja nii edasi. Ja jooniselt näete karakteristilist reageerimisaega, Bravo prioriteedi korral on kõne saabumist juhtimiskeskusele, kuni kohale jõudis on siis 931 ja Charlie kõige kõrgem prioriteetniks on 450. Aga väljarelva on midagi statistikat? Sillamäe kohta ma arvan, et võib-olla see on 2-3. Kus on päris relv. Aga mis on need mängupüstolid ja politsei alati reageerib nendele väljakutsetele suhte jõududele. Näete ka siin joonisel süütegude arvu. Süütegude arv põhiliselt kasvas meil kelmustest. Võin aidata väljavõtte kohaselt 25. aasta jooksul 450 000 viime ära. 450 000 kelmuse kätte, et hetkel on see seega strateegidest, et me töötame selles suunas väga aktiivselt, ka meie piirkond, ennetame, oleme väljas, viime läbi loenguid ja kõike. Meil on liidiaga lepitud kokku, et ka Sillamäe ajalehte tulevast asisuline artikkel samuti oli see teema olnud ka meil õiguskomisjonis läbi ja kavandatud on siis ka kohtumine linnaelanikega, et eile viia läbi loenguid. Nii ja nüüd siis kuritegudest, nagu näete varavastaste kuritegude suur kasv, nagu ma enne mainisin, 288 kuritegu on meil olnud. Vägivalla kuriteod natukese küll suurenesid 5% võrra ja liikluskuriteod samuti natuke kasvutrendi. Ja narkokuriteod ja selline tõus tähendab seda, mitte seda, et Sillamäel ei tegeletakse narkootiliste ainete levitamisega, vaid viimased 3 aastat on narkorõnne olnud üks strateeg, sellepärast et ei tõus ära töötanud selles suunas. Küsimus ei ole. Nii, rasked vägivallakuriteod meil kokku oli siis 16 meie regiooni peale, 11 Narvas, 3 Narva Jõesuus ja 1 Sillamäe linnas. Siin juures võib-olla mainib sellega ära, et kõik rasked vägivallakuriteod on toime pandud joobes seisundis isikute poolt. See on kas narko ja alkoholiga, 2 mõrva meil oli, üks oli Narvas. Möödunud aasta detsembris poeg tappis oma ema noaga ja siis haavas ka oma õde. Ja Sillamäel on üks menetlus alustatud Morava paragrahvi alusel, et meile saabus info, et meesisik tappis oma korteris teise meesisiku, aga see informatsioon ei leidnud kinnitust ja see on selline mõrvamüsteerium. Me lihtsalt saime TikToki video, kus tegevus toimus meile tuntud korteris ja siis me hakkasime kohaselt muuta. Aga tegelikult oli see nagu libavideo. Aga statistikas see läks ikka üles. Nii, lähisuhtega ainult vägivalla juhtumid, et langes meil 25% võrra ja ka vähemaks jäi infoteatel 34% võrra. Et siin ma sooviks tänada võib-olla meie sotsiaalosakonda, meie hea koostööst, et me kontrollime neid riskiisikuid riskikäes, teeme koos kodukülastus ja võib-olla tänu ka sellele saab ka minna. Ja lähiaastatel on tõenäoliselt oodata ka nende lähisuhte vägivalla juhtumite arvu langemist. See on meie võib-olla probleemkoht. Kelmustel jätkub suur kasv. Teame, et infotehnoloogia areneb praegu väga kiiresti, sotsiaalplatvormis isikud vanurid kasutavad sotsiaalset keskkonda, et maksta oma arveid, suhelda kellegiga. See teeb nagu petturitele lihtsamaks selle tee jõudmise nende kannatanutele. See on
ma ei tea, südameasi, võib-olla saame koos midagi arutada, selle linna tasemel, kuidas me seda mõjutada saaksime. Inimesed, kes pöörduvad just nagu meie ühishoonesse igapäevaselt, ülepäeva 4-5 tuhat vanurid annavad kelmide kätte. Hästi palju on erinevaid skeeme, nad arenevad ajast pidevalt. Ja siis need nagu kelmid otsivad sellist nagu nõrka kohta, kuidas seda vanurit mõjutada. Samuti ka noored. Noorte puhul on rohkem nagu levinud need investeerimiskelmused. Et näiliselt nagu see raha karsas, aga tulu mingist ei saa. Ja rasked liiklusõnnetused, mis meil olid siin, 5 tükki neil oli. 2 õnnetuses oli tegemist siis jalakäijale otsasõiduga, 2 sõidukite omavahelise kokkupõrgega ja 1 paiskus sõiduk teelt ümber. Ja joobes juhi poolt põhjustatud õnnetusi meil õnneks aastat ei olnud. Ja võib-olla selline informatiivne slaid selle jaoks, need on piiriületused, mis meil on olnud siin maismaa piiripunktides. See tendents väheneb ja piiriületused vähenesid meil 42% ja kokku siis piiriületusi, Eesti maismaa piiriületusi 628 266. Võib-olla lühidalt ka meie usaldusväärsusest Eesti elanikkonnas ja kokku üldse nagu PPA usaldab 82% Eesti keskmisest elanikkonnast, meie prefektuuri siis 74%. Ja võib-olla piirkonna poolt selline märke, et võib-olla volikogu liikmetel on huvitav teada, kuidas meil on alkoholi kättesaadavusega Sillamäe linnas alaealiste jaoks. Et eelmisel aastal oli meil viidud läbi 2 kontrolltehingut, 1 veebruarikuus ja 1 juunikuus. Veebruarikuus oli meil kontrollitud 4 kauplust ja 2 kaupluses müüdi alaealiste alkohoolset jooki ja juunikuus 4 kaupluses, mis olid kontrollitud ka müügid kõikides 4 kauplustest. Et vastavalt sisuline märgukiri oli linnavalitsusele edastatud, tagasiside me saime, et töö oli tehtud, ma loodan, et see töö oli hästi tehtud, sest see on muret tekitav. Ja sellel aastal oli meil ka veebruarikuus üks kontrolltehing, 4 kauplust kontrollitud ja ainult 1 müüdi alaealistele. Alkohoolset jookis oli iseteeninduskassas, müüja küll vaatas selle alaealise dokumendi, vist valesti arvestas selle nooruki vanuse. Samuti meil olid viimasesse kontrolltehingusse kaasatud ka Sillamäe linna kohaliku omavalitsuse esimene vaatajana. Minu poolt kõik, soovite midagi küsida, võite vene keeles küsida, võite elulisi küsimusi küsida. Suur tänu põhjaliku kõne, siis kolleeg küsimused. Vene keeles võib-olla. Iimar Juhta oli seda kuidagi piiri peal, see vanus. Lüüa ei osanud seda. Jah, ennast 17, 16. Tegelikult peaks lüüa õigesti, siis olla vanust ma ei tea, võib-olla nii, aga vaataks, et kaugel te isiknud selle jaoks. Minu küsimus on selline, kuidas te reageerite elaniku kaebustele? Elaniku kaebustele, kas te mõtlete avaldusi, inimesi, kes tulevad hoones või üldiselt? Ma räägin üldiselt. Et üldiselt meile saabuvad kodaniku kaebused kas läbi politsei teeninduse, inimene kirjutab avalduse, selle saama kätte, see registreeritakse ära meie dokumendisüsteemis. Mina suunan edasi selle lahendamiseks piirkonnapolitseinikule ja tema siis vastavalt oma vabale tööajale ja võimekusele tegeleb sellega. Kui avalduses on kirjeldatud sellised ohumärgid või selline halvem stsenaarium, siis me tegeleme kohe sellega. Kui inimesed pöörduvad jaoskonda helistab piirkonnapolitseinikule, siis me ka võtame kirjalikult. See ei ole kohustuslik, aga see näitab meie tööd, inimene pöördus ja samuti me reageerime. Kui on kiire, siis me ütlen alati, et helistage, palume kohe tegeleme. Ma küsin inimeselt ka, kui see on mingi olmeprobleem naabrite vahel, mingi väiksem tüli, siis üle homme me tegeleme sellega. Kui konflikt on suur ja on karta selle eskaleerumist, siis me kohe lähme ka välja. Ja ka mõtlen, et patrull meil peaks ennast ida olema, ja patrull alustab meil Narvast, 2-4 patrulli,
vastavalt ressurside ja väljakutsetele teenindab nad nii Narvas kui ka Sillamäel. Ja meie ise ka katame, et kui patrulli ei ole, tuleb väljakutse, esitatakse mulle, siis me läheme välja teenindamisele ära. Et nagu olla lihtsalt nagu inimeste lähedal, inimeste nagu tunneksid ja nende aidata. Mul on küsimus selle kohta, te ütlesite, et oli üks osajuhtupidamine, mis pärast selliselt oli kõik. Aga statistika ja see jäi prefektuuri tasandil arutusele. Seda midagi seadust ära ei saa, sest see tegelikult võib minna haigele. Ja minna haigele, ma arutasime seda Jaaskonnajuhiga tema prefektuuris, aga see lihtsalt on, meil on oma süsteemid, ta lihtsalt läks sinna kirja. Et kõik on teadlikud, kui alustatakse menetlusparagrahvi alusel, on lõpetatud, aga ta on sinna statistika. Ja teine küsimus veel, mis te ise hindate, mis on sina või suurem probleem murekas politsei vaateringist? Politsei vaateringist kellusel kõige. Väga aktuaalne, nakkurine, tegeleme sellega. Alaealised on meil probleemsed, väga mõned tegeleme, lastekaitsaga teeme koostööd. Võib-olla ka mainiks suve ajal mahajäetud hooned. Rannatana, üks on meil siin haridused, ma ka pidevalt sõidame ligi, vaatame, et ära, hooned on avari ostlikud. Mida võib-olla oskab teie mina ütlen, mis mul südameasi on, mis on narko ja keeldused. Ülejäänud jooksvalt saame hakkama, vaatame, reguleerime, suhtame koostöö partneritega. Aga kelmused täiesti kaasab linna inimestest, kes on oma viimase kogutud raha nendele kelmusele on. Järgi, et Smart ID uuendused kuidagi nagu peatanud seda kooli neljata. Võimalik hetkel see ei oska praegu statistikat selle ei ole. Võimalik, aga ma räägin, et kelmise ajast osad aina professionaalsema, aina veenvamaks juba räägida eesti keeles, et erinevad skeemid ja otsustada nõrka kohta, kui on vanus, siis on lapsed on midagi hädasti juhtunud, kui noor, siis on ministeeriumile nii edasi, neid elektri nende näitudest kontrollimisele ja nii edasi. Meil on ka õnnestunud paaril korral tõkestada nende kelmuse juhtumeid, et teadlikud need taksojuhid on helistanud 112 öelnud, et ma nüüd lähen Sillamäe linna teatud aadressiga, võtan seal peale mingi pakk ja viin Sillamäele. On helistanud hädaabi numbrile, juhtimiskeskus on meile suunanud selle väljakutse, tuleme ja siis vanememmik juba seisab seal trepikojas selle kotiga, raha on sees ja ei usu isegi, et meie oleme politseinikud. Et nad on nii mõjutatavad, et jah, siis kui me juba korterisse läksime, hakkasime arutama, selgitama, et sellistes tütar oli kodus, tuli elad kõrvalmaast, tuli kohe kohale. Ja õnneks siis saime 890 ja ma ei räägi sellest, mis ametile peale mõnda, aga ametlikus statistikast ei ole, et neid kelmuste ohvrid, kui palju nendest pärast, kui palju nendest on pärast suhtidaalselt mõtteid, kui inimene kogub mingi elu jooksul 20-30 000 annab selle ära või võtavad veel laani peale. See on raske inimest. See on ka üks mõte, mis ma prefektuuri edastasin, et võib-olla nende inimeste, mis pakkuda seda ohvriabi teenust, psühholoogilist teenust põhjalikult. Sest vana inimene on oma muredega üksinda. Kas te võite toetust linnavolikoguid loomulikult mitte materiaalselt või jah, ma arvan küll, et võib-olla nende kelmuste teemalistel on kute korraldamisel, et koostöös võib-olla saaksime mingi sihtgruppi kokku noored, vanurid, aga statistikas ma näen, et pigem vanurid 41, 45, 47 aasta sündinud. See on meie linna sihtrühm. Ja võib-olla siis Ruume, meil seal ühishoones meil on õppeklass, aga seal on 25 kohta, ma arvan, see on väheline jaoks, et võib-olla Ruume saaks seda meile pakkuda, et siis me tuleme lihtsalt räägime, nüüd üks hulgi kõik lahti. Mida teha, kuidas teha ja peale ära anna oma pingud, ära anna oma isikuandmed, oma pangakaart.
võib-olla jah, väike soovitus tõesti, mingi ilmselt teema on väga oluline, meie linnas, meil on väga palju vanureid ja tõesti siin oleks hea, kui tõhustada koostööd kelmuse ennetamise tema informeerimise ja minu teada volikogu õiguskomisjonis oli mina ka oma poolt just täna saaks seda võimaldada. Et meil on slaidid, kõik on olemas, lihtsalt istume inimestega räägime, mida teha. Ja siin südame peale panen ka kindlasti sugulastele, nemad peavad selle töö tegema. Meie saame aga ikkagi igapäevane, kui sul on vanaema, vanaisa vanus, siis kindlasti tuleta mind. Et kui sulle helistatakse, alati helistame. Kõik selle istungisaalis teavad, et 6 aastat tagasi selle sügisel avanes meie linnas politsei ja Päästeameti uus hoone. Enne uue hoone avamist pidas Narva politseijaoskonna Sergei Andrei, seal meie linna volikogu koosolekule ettekande. Ta sai palju küsimusi. Nii küsimus temalt oli, kas uues hoones on võimalik dokumentide esitada ja käsitada. Ta vastas teadavalt, et jah, on võimalus. Selle kohta oli ka peale kirjaliselt, siis praegu ma loen teave Päästeameti kodulehelt. 2021. aastal aprilliks paigaldatakse Sillemäe hoonesse esiteenindusse sisenemiseks mõeldud arvuti koos fotoboksiga, mis võimaldab Sillemäe kohalikele elanikel planeerida aegu ja teha dokumendipilti Narva ja Jõhvi teenindussaalidesse tulemata. Ma tean kindlasti, et selle hoones praegu on valmis ruum see otstarbeks, aga väga lihtne protsess. Ma tean ka, et ma saan ise teha foto ja ise teeninduse läbi selle dokumendi esitada. Aga eelmisel aastal ja selle aasta ka ma proovin esitada dokumendi, sest ma vajan rääkida esiteenindussüsteemist ja iga kord oli vastu, et seetõttu peavad elanikud dokumendi esitamiseks kuulata raha transpordile ka ajale ja stressile. Siis mis meil on praegu? Hea hoone, hea tingimused töötajatele, aga elanikele mitte midagi. Küsimus on, miks fotoboks praegu ei ole. Väga lihtne protsess. Ma nüüd siin 2 aastat juba piirkonna vanem, olen ise ka seda küsimust tõstatanud. Ma tean, et see vajadus on, meil on palju vanureid, kes ei saa Narvas, Jõhvis ise käia, sugulased peavad viima, aga kahjuks vastus on väga lihtne, et ei ole ressurssi. Ma ausalt ütlen, mina küsin Jopsonöödist, tema küsib prefektuurist. Meil on isegi mõte vanast teenindusest Tallinnast tuuakse fotoboks siia. Praegu on see arutamisel, ma tean, et Tõnis on Iljaku poolandud küsimusega pöördunud arutamisel. Ma ise loodan, et me saame seda kuidagi tehtud. Kahjuks me ise osta selle ei saa, aga see sõnum on edastatud ja dokumentide taotlemise väljastamise osas ma võin öelda, et vanurid, kes taotlevad neid dokumente Narvas, nad võivad sellega koju tellimused teha ja meie ise toome piirkontood, me ise nii. Et inimestel oleks lihtsalt. Aga praegu on, ressurssi ei ole.
kahjuks mina Tallinnas ei istu, mina raha ei jaga hea meelega, sest ma ise olen kohalik elanik ja mina muretsen meie linna heaolu pärast inimestele. Aga lootust on. Sama ma võin öelda, et meil on hetkel väärtamenetluse uurijad, mina küsin ka meile pisevalt kriminaalmenetluse uurijad. Et võib-olla septembris tuleb, et ma väga tahan. Tänan. Olen küsimused olid. Täname teid ja siis jätkame tihedalt koostööd. Aitäh teile. Siis jätkame. Meil on päevakorras teine punkt. Kolleegid, teine punkt riigihangete korraldamiseks lubade andmine. Jäätme käitleja või käitlejate leidmiseks ja korraldada jäätme meie kohta leidmiseks. Ettekandja Aleksei Istimanov. Austatud volikogu liikmed, meie linna jäätmeveo piirkonnas osutab korraldades jäätmeveoteenust kontsessioonilepingu alusel osaühing EcoBiv ja lepingu lõpptähtaeg on 31. august 2026. Suve lõpuni kehtib leping ja muudetud jäätmeseadus ütleb, et omavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete, eelkõige segaolmejäätmete, biojäätmete ning olmes tekkivate tagatisrahade pakendijäätmete kogumisel ja veo. Aga kui enne jäätmereformi omavalitsus korraldas üle riigihanke, mille tulemusel leiti teenuse osutaja, kes kogus edasi jäätmeid ning andis neid edasi käitlejale, oma koostööpartnerile, siis alates käesoleva aasta jaanuarist tuleb korraldada eraldi hanked ja nimelt siis üks nendest on käitlushanked, mille tulemusena leitakse jäätmekäitleja, määratakse käitluskoht ja käitlushind, käitluskoht käitlushinna. Ja kusjuures bio- ja segaolmejäätmete käitlejaga sõlmitakse eraldi hankeleping. Isegi kui mõlemat liiki jäätmeid käitleb sama teenuse osutaja. Ja teiseks hankeks on siis veohange. Selle tulemusena leitakse jäätmekoht vedaja ja veohanke tulemusel kujuneb jäätme valdaja lõplik hind või makstav tasu. Ja jäätmevedaja peab arvestust ja arveldab jäätmevaldajatega ja tegeleb kliendi teenusega. Kusjuures pakendijäätmete vedajaga sõlmitakse eraldi hankeleping. Ja lepingute kestus on siis 3,6 kuud. Alates lepingute sõlmimisest riigiseadus võimaldab suure nii 5 aastat teha, aga ilmne praegu 3 aastase perioodiga. Nüüd palume lubada hangete korraldamist. Aitäh! Kas on kellegi küsimused ette pandud? Mitte näe. Ja siis otsustus on teie silmade ees ja siis hääletame, kes on poolt, siis hanke palun ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19. Kõik on poolt. Otsus vastu võetud. 3. punkt. Sillamäe linna jäätmekorralduse skeemi. Ettekandja Aleksei Paul. Lugupeetud volikogu liikmed, käesoleva aasta jaanuaris jõustus jäätmereformi seaduse muudatus, millest tulenevalt tuleb neid tarvesse võtta kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korraldamisel. Enne kehtiva korraldatud jäätmeperioodi on valik ajakohastada meie jäätmehooldust Eestis. Näiteks pakendisseaduse uue redaktsiooni kohaselt tiheasustusalal kogutakse olmes tekkivate tagatisrahade pakendi jäätmed tekkekohal eraldi kogumismahutis järgmise. Paber ja karton pakendi jäätmed koos paberikartoni jäätmetega ja joogikarton koos plastmetallpakendi jäätmetega. Ja samuti tiheasustusalal kogutakse plastpakendi jäätmed eraldi, kas avalike kogumispunktide kaudu või siis tekkekohal eraldi mahutitesse.
Jäätmepoolise eeskirjast jäetakse jälle sätted, mis kohustasid taaskasutusorganisatsioone paigaldama pakendijäätmete kogumiseks mahuteid ja plastpakendijäätmeid kogutakse eraldi abipunktide kaudu. Aga olles kehtivate tagatisrahade pakendijäätmete liigiti kogumine tekib kohal võimalik ka vabatahtliku lisateenusega. Sellest tulenevalt on kortermajades edaspidi üldjuhul 4 konteinerid. Seega olmejäätmetele, biojäätmetele, paber- ja kartonpakenditele ja plastiksalpakenditele. Samuti jäätmepoolise eeskirjas sätestatakse või täpsustatakse äraveosagedust. Biojäätmetele see on 1 kord 4 nädala jooksul, seega olmejäätmetele see on 1 kord 12 nädala jooksul ja pakendijäätmetele samuti kord 12 nädala jooksul. Eelnõuga kavandatavad muudatused jõustuvad siis 1. jaanuarist 2027, meil on selline ettepanek. Ja selle on vaja kiirelt selleks, et oleks teatud üleminekuperiood, et anda inimestele piisav aeg nõuetega tutvumiseks ja vajalike teenuste tellimiseks. Minu poolt kõik, aitäh! Kas teil järgmine küsimus ettepanekud? Jah, volikogu liikmed, oma arvamuste ettepanek on tõesti selle eelnõu, mis on väga tähtis ja tõesti, mis puudutab meie Sillamäe linna elanikke, korteriühistud ja teiste juriidiliste isikuid. Aitäh tõesti selle eelnõu koostamise eest, aga ettepanek momendil mitte toetada seda, arvestada seda täiendavalt. Sama arvamus oli volikogu linnamajanduskomisjon. Ja momendil jah, mitte toetada teemade veel kvaliteetselt. Minna sarnane on selle ja lähtusin sellest, et ta jõustub 1. jaanuarist järgmist aastast, aga me jõuame isegi ühe kuuga, et palju rääkida. Aitäh! Teised küsimused, arvamused? Siis igal juhul panen hääletusele selle eeskirja. Kes on selle vastuvõtmise poolt siis? Anti Poonar? Ma ei näe ühtegi kätt. Vastu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 19. Kõik vastu. Hamidika, kes keegi oli vastu võetud. Siis järgmised 3 päevakorrapunktid on seotud, aga igal juhul peame hääletama eraldi, poolt või vastu. Ja siis 4. punkt on isikliku vastutusõiguse sõlmimine, see on Aidniku üldmahkaks. Lugupeetud volikogu liikmed, Viru elektrivõrgu osaühing esitas avalduse tema isikliku kasutusõiguse seadmiseks meie omandis olevale kinnistule aadressil Aidniku üldmahkaks. Välisüürni ulatusest on 11 ruutmeetrit ja isiklik kasutusõigus mõeldud selleks, et rajada sel territooriumile liikumistiil maakabelliin koostatud elektriprojektile. Ja projekti nimeks on linna A1 1057A kinnistu elektriliikumine. Aiandusühistus linna asub meie linna territooriumil ja nimetatud kinnistus kuulub meie linna elanikele. Liitumine toimub avalikes huvides, tagades kinnistusele asuvate hoonetele elektrivarustusse ja isiklik kasutusõigus jäetakse tasuta. Palun toetada. Aitäh! Siis küsimused. Siis mul on selline päev, et hääletama ei järgist. Ettekande ei ole vaja teha. Vinder või kundar või ei ole vaja. Nagu te ütlete. Okei, siis küsimused ettepanekud ei näe. Siis panen hääletusele. Kes on poolt, siis andke palun. Aidniku üldmahkaks. Jah. Aidniku üldmahkaks. 4 punkt. Nii. Kas on vaja lugeda, kui ma näen, et kõik on poolt? Vastu võetud. 5 punkt. Aleksei. Sama taotleja. Lühidalt. Jah, taotleb samuti isikliku kasutusõiguse seadmist. Seekord Lepa üldmaale
kaitsevööndi ulatuses 33 ruutu ja elektriga liidetud kinnistu muud tingimused jäävad. Teeme ettepaneku isikliku kasutusõigust järgmisega nõustada. Küsimused ettepanekud? Ei näe, siis hääletame, kes on poolt, siis saab juba nägu. Kõik on poolt. Otsus vastu ei. Kuidas on isikliku kasutusõigus? Järgmine sirvas üldmaa. Jah, sama taotleja, ka sõlmuse üldmaale isikliku kasutusõigust kaitsevööndi ulatus 293 ruutmeetrit. Ettepanek seal isikliku kasutusõigust taotleja kasutustasuta. Aitäh. Küsimused ettepanekud? Ei näe. Hääletame, kes on poolt? Otsus näeb. Kõik on poolt. Aitäh, Aleksei. Siis meil on järgmine blokk, küsimusblokk, siis 7. küsimus. Sillamäe arvas kultuuri, haridus, kooli ja noorsovalikondadele toetuse andmise kord. Ettekandja on Lugupeetud volikogu, praegu kehtib kultuuri, haridus, spordi ja noorsovaldkondadele toetuse andmise kord on kehtestatud linnavolikogu poolt novembris 2011 aastal. Määruse kaasajastamise vajaduse tingisid asjaolud, mis ilmnesid nimetatud valdkondades toetuse jaotamisel ning dokumentatsiooni kontrollimisel. Määruse eelnõu võimaldab selgemini aru saada toetuse eraldamise tingimustest ja jaotuse alustest. Eelnõus on välja toodud toetuse andmise eesmärk ja eesmärgiks on mitmekesistada kultuuri, haridus, spordi ja noorsovaldkondade alast tegevust, luues siis Sillamäe linna elanikele mitmekülgseid võimalusi vaba aja sisustamisel. Määruses on välja toodud tegevused, millele toetust saab taotleda, toetatavad ja mittetoetavad kulud, taotluste läbivaatamise ja andmise tingimused, toetuse läbivaatamise komisjoni moodustamine ja ka liikmed, kes seal komisjonis olla võivad. Dokumendi ringlus ja toetuse kasutamise tingimused. Aitäh! Kas teil on küsimused? Ettepanekud? Mis on põhilised muutused? Mis muutub? Ühe muudatuse ma rääkisin juba, see eesmärk, aga siin on siis veel eraldi, et näiteks paragrahv 4, lõige 1, et me oleme selle sõnastanud ümber, et käesolevas määruses nimetatud toetus antakse taotlejale, kes tegutseb kultuuri, haridus, spordi ja noorsovaldkonna ja korraldab ülelinnalisi üritusi, et see rõhk on just ülelinnalistel üritustel, et ei anta toetust nendele, kes näiteks teevad oma ühingu sees ja see on kinnine üritus. Üks niisugune muudatus on selline. Siis on siin toetatavad kulud on välja toodud ja komisjon, kes siis seda taotlusi menetleb, on jätkuvalt kuni 7-liikmeline, aga nüüd kuulub sinna ka Sillamäe noortenõukogu esindaja. Ja siis on veel, et kui varasemalt oli niiviisi, et toetuse saanud ühingule, asutusele, organisatsioonile kandis meie raamatupidamine toetuse üle siis vahetust enne ürituse algust, aga nüüd on sõnastatud see nii, et raamatupidamine kannab toetuse üle 5 tööpäeva jooksul alates linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest. Et siis on selle ürituse korraldajal piisavalt aega ürituse ettevalmistamiseks. Ja veel on, et see, kes toetuse saab, ta peab ikkagi toetajat nimetama oma reklaammaterjalides ja panema sinna ka linnavalitsuse logo. Seda nõuet võttes. Seda nõuet võttes. Varasemalt ei olnud, aga me suuliselt lihtsalt nimestasime. Teised küsimused? Teised küsimused? Ei näe ettepanekud? Ei näe. Siis need, kes on selle määruse kehtestamise poolt, siis Anti Paula
kõik on poolt. Määrus kehtestatud. Siis järgmine punkt, see on lasteaia täielikult põhimäärus. Ja määruse eelnõu on eesmärk viia lasteaia täielikult põhimäärus kooskõlla kehtiva seadusega, nimelt alusharidusseadusega, mis asendaks koolieelse lasteasutuse seaduse alates 1. septembrist 2025. Seoses kehtiva seadusega on kohalikul omavalitsusel kohustus alusharidust puudutavad õigusaktid seadusega kooskõlla viia hiljemalt 31. augustiks 2026. Ja alusharidusseadus ütleb, et igal lasteaial peab olema põhimäärus ja mille sätestatakse vähemalt lasteaia asukoht, tegevuskohad, nimetus, struktuur ning õppekeeli või õppekeeled. Ja see seadus, mis võeti vastu, ta reguleerib väga põhjalikult lasteaedade tegevust ja seetõttu põhimääruse uuendamisel lähtuti printsiibist, et peaaegu kõik, mis on reguleeritud seadusega, seda me enam põhimääruses ei vajata. Ja võrreldes varasema põhimäärusega on siis lihtsalt selline esisus, et nüüd on meil lasteaiad põhjurühmad ja lasteaiarühmad, varasemalt olid sõimerühmad. Ja nii põhjurühmade kui lasteaiarühmade moodustamine, laste arv, rühma, erivajaduse ja koolivalmiduse määramine toimub siis kõik vastavalt alushariduse seaduses sätestatud tingimustel ja korras. Lisaks oleme põhimääruse eelnõus välja toonud lasteaia juhtimise, hoolekogu tegevuse, õppe- ja kasvatustöö korralduse. Põhimääruses on nimetatud töötajate õigused ja kohustused, kus need kõik kirjas on. Lisaks veel on lapse õiguste ja vanemate õiguste kohta nimetatud, et need on olemas kõik alushariduse seaduses. Aitäh! Aitäh! Küsimused ettekandjale ei näe. Ettepalgus samuti ei ole. Ja siis panen hääletusele, kes on selle poolt, et kehtestada määrust, siis palun andke. Kõik on selle poolt. Määrus kehtestatud. Järgmine küsimus, sarnane funktsioonil lasteaia õigusliikumise. Ja lasteaed õigusliikumäärus samuti vajab kooskõlla nii kehtiva seadusega, alushariduse seadusega, millest ma just rääkisin, ja see on identne eelmisega. Mis küsimused ei tule, aga ei tule veel küsin. Kas on küsimused ettepanekud? Ei näe. Siis panen hääletusele, kes on poolt? Kõik on poolt. Määrus kehtestatud. Ja siis viimane päevakorrapunkt, meil on Sillamäe linnavolikogu määrus Sillamäe spordikompleksi Kalevi põhimäärus muutmine. Ja Sillamäe linnavalitsusel on volikogule ettepanek teha Sillamäe spordikompleksi Kalevi põhimääruse 2 õiget muudatust. Põhimääruse paragrahv 7 lõige 2 sõnastada ümber tänapäevaselt, et spordikompleksi töötajate ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus ja töökorralduse reeglites, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides. Teine muudatus puudutab põhimääruse paragrahv 8 lõiget 4, kus on ära toodud nõukogu koosseis. Et praeguses põhimääruses on kirjas, et nõukogusse võivad kuuluda linnavalitsuse volitatud esindaja või esindaja, spordikompleksi töötajate esindaja või esindaja, mittetulundusühingu Sillamäe koolispordiliidu esindaja, linnavolikogu noorsoos- ja spordikomisjoni esindaja ning linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esindaja. Seetõttu, et mittetulundusühingu Sillamäe koolispordiliidu tegevus on lõppemas, on ettepanek jätta MTÜ Sillamäe koolispordiliidu esindaja nõukogu koosseisust välja. Aitäh! Aitäh! Küsimused?
kas see koolispordiliit pöördus ise oma tegevuse lõpetamisega? Mina kontrollisin sellest äriregistris, see on küll iga kustutamisele. Seda ei olnud veel seal, aga Arno Kasenist on äriregistrisse esitanud 2024. aasta majandustegevuse aruande, kus viimases lõigus on kirjeldatud, et tegevust lõpetatakse juba selle 25. aastal, aga millegipärast nad ei ole veel jõudnud, aga teevad seda. Mis küsimus? Siis panna hääletusele, kes on selle poolt, kes on kehtestada määruse, siis Anti Paula. kõik on selle poolt. Määrus, kes päevakorda ammendatud ja siis kodus on istungi lõpetatud. Ja siis järgmine istung meil toimub 30. aprillil.